tsivilisatsiooni hällis, keset Egeuse mere sädelevat sinist vett, valitses jumalate ja jumalannade panteon. Tere tulemast Vana-Kreeka maailma, kus müüdid ja legendid ärkavad ellu. Ares, Kreeka sõjajumal, on hirmuäratav ja sageli impulsiivne jumalus, kes on tuntud oma vankumatu konfliktide ja lahingute armastuse poolest. Ares kehastab sõjapidamise toorest, kaootilist olemust. Poseidon on mere ja ookeanite võimas jumal. Poseidoni heitlik temperament peegeldub tema võimes võluda merel torme ja hädasi. Tal on tohutu jõu merendusele, kujundades nii meremeeste kui ka rannikulinnade saatusi. Hera on kuninglik ja võimas jumalate kuninganna, tuntud kui abielu ja perejumalanna. Zeusi naisena tunneb ta austust ja autoriteeti ning tema kaitsev olemus ulatub abielu tootuse ja pühaduseni. Hera on aga tuntud ka oma armukadeduse ja kättemaksu himuliste kalduvuste poolest. Athena, Kreeka tarkuse jumalanna, on majesteetlik ja austatud jumalus, kes on tuntud oma võrratu intellekti ning tõele ja õiglusele pühendumise poolest. Ta kehastab strateegilist sära ja julgust raskustega silmitsi seistes. Athena pole mitte ainult tarkuse patroon, vaid ka kangelaslik püüdluste valvur, pakkudes kangelastele juhised nende otsingutel. Hermes, jumalate kiire ja mitmekülgne sõnumitooja, keda sageli nimetatakse jumalikuks kuulutajaks. Oma nutikuse ja väleduse poolest tuntud Hermes liigub vaevata surelike maailma ja Olümpose mäe vahel, edastades sõnumeid ja juhatades hingi teispoolsusesse. Zeus, jumalate jumal, valitseb Olümpose mäe tipus. Oma äike, käes ja kuningliku kohalolekuga käsutab ta taevast ja maad. Olümpia panteoni valitsejana valitseb Zeus taevast tormi ja õiglust. Tema otsused kujundavad nii jumalate kui ka surelikke saatusi. Altarid olid pühad kohad, kus surelikud ohverdasid ja palvetasid jumalate austamiseks. Need altarid on ühenduslüliks maise ja jumaliku sfääri vahel. Nendel altaritel otsisid kreeklased jumalikku juhatust, kaitset ja poolehoidu. Templid seevastu oli konkreetsetele jumalustele pühendatud arhitektuurilised imed. Neid kaunistasid keerukad skulptuurid ja majesteetlikud sambad. Iga tempel oli kunstiteos, mis peegeldas Vana-Kreeka väärtusi ja tõeks pidamisi. Need templid ei olnud pelgalt kummardamise kohad, vaid ka sümbolid jumalate kohalolekust maal. Nad näitasid kreeklaste pühendumust oma jumalustele. Mõned kuulsamad templid olid Athena Parthenon, mis on pühendatud Athenale, ja Zeusi tempel Olümpias, mis on pühendatud jumalate kuningale endale. Täname, et liitusite meiega sellel teekonnal läbi Kreeka jumalate, altarite ja templite maailma. Olgu nende lood teid jätkuvalt lummavad ja inspireerivad. Mis see on?